Tere! Mul on väga piinlik seda videot teha, sest et ma olen viimasel ajal kadunud olnud. Te ei kujuta ausalt öeldes ette, kui mitu korda ma olen teinud juba videot, mille alguses ma ütlen tere, ma olen tagasi. See on arvatavasti video number 6, kus ma seda ütlen, loodetavasti see ikkagi jõuab teieni lõpuks. Nagu näha minust, ma otsustasin olla veidi Halloweenilik. Ka puunahhiiret, parukas, jah, see on parukas, ma ei kasvatanud enda juukseid välja ja ei värvinud neid. See oleks üliinimlik tegu. Aga see video põhimõtteliselt on minu oktoobri kokkuvõte. Ma plaanisin algselt teha midagi sellist, et nimekiri õudsatest raamatutest, mida lugeda oktoobris, aga seda ma tahtsin teha oktoobri alguses. Kuna praegu on juba oktoobri lõpp, siis mul ei ole mõtet seda teha, sest te ei jõuaks seda enam lugeda. Nii et põhimõtteliselt see konkreetne video on kokkuvõte minu oktoobri lugemistest. Ma lugesin päris hästi oktoobris. Mul on osad asjad pooleli, aga oktoobrisse mahub päris mitu asja. Eriti päris oktoobri alguses on need raamatud, mis ma lõpetasin oktoobris. Ehk siis ma alustasin neid septembris, need on 2 tükki. On Champagne teetassidest Steffi poolt kirjutatuna, ehk siis autoriks Steffi. Ja teine on siis Üks inimsüda, autoriks William Boyd. Ma nendest väga pikalt ei hakka rääkima, et okei, raamatut, Steffi raamat meeldis mulle võib-olla sutsu rohkem kui William Boydi looming, aga muidu ma olin täitsa rahul nendega ja ma olin väga õnnelik, et ma William Boydi seda me lõpuks läbi lugesin, sest see raamat piinas mind aastaid. Ta seisis töö juures riiulil ja vaatas mulle otsa oma ilusa oranži pealkirjaga. Või oli autori nimi Oranž? Aga igades, need said mul loetud ja nüüd ma saan siis rääkida natukene sellest, mida ma konkreetselt plaanisin oktoobrisse, sest need olid nüüd ülejäägid. Oktoobrisse ma plaanisin õudust. Mul oli kavas osta oktoobris üks ainus raamat, mis lõpuks ei saanud teoks, sest ma ostsin kuu lõpus veel raamatuid. Sellest ma räägin kohe, aga see üks raamat, mida ma plaanisin oktoobris osta, on üks hetk, jõudsin, nii, on V. Schwabi The Invisible Life of Addie LaRue. See on mul praegu pooleli. Ma võtan seda väga aeglaselt, ma alustasin seda juba aega tagasi, aga töö läks nii kiireks, et mul reaalselt ei olnud võimalik lugeda. Ma tulin koju, ma olin surnud, ma töö juures ei saanud ka mitte hetkekski niimoodi kõrvale vaadata, et saaks raamatut lugeda. Ja ma loodan nüüd tänase homse jooksul äkki nad ära lõpetada, nii et arvatavasti hetkel, kui see video ülesse läheb, please mine ülesse. Ehk siis Irina, palun tee oma editing ära. Aga hetkel, kui see video ülesse läheb, olen mina selle raamatuga arvatavasti juba lõpetanud. See on väga hea. Tõsiselt hea. Kui soovite selle kohta rohkem mitte rohkem teada, aga pisikese ülevaate saada ja teid ei häiri mitte ingliskeelne arvustus, siis Daniel Green oma kanalil on teinud väikese kokkuvõtte, kus ta ei spoili mitte midagi välja arvatud siis päris lõpus, aga ta ütleb seda väga selgelt, et nüüd tuleb spoil. Mina panin seal hetkel selle video kinni, aga teie teete samamoodi nagu mina põhimõtteliselt. Igatahes lugu räägib siis Addie LaRue'st, kes sõlmis kokkuleppe saatanaga, müüs talle oma hinge ja sai vastutasuks igavese elu. Ainsaks probleemiks on see, et ta ei püsi mitte kellelgi meeles, kõik unustavad ta. Et ma rohkem ei ütle, väga huvitav lugemine, loodan sügavalt, et see raamat tuleb eesti keelde, sest see on kindlasti üks, mis edaspidi leiab palju mainimist kui olulise tähtsusega raamat fantaasiakirjanduses. Nii et Addie LaRue. Nii, edasi. Nagu ma ütlesin, ma plaanisin lugeda horrorit oktoobris ja see mul ka mõnes mõttes õnnestus. Ma avastasin nimelt, et mulle ei sobi õudusfilmid,
aga õudusraamatud on täitsa okei. Aga kuna ma ennast väga ei usaldanud või õigemini ma ei tea, kuidas mulle õuduskirjandus päriselt istub, siis ma otsustasin alustada middle grade ehk siis noorematele lugejatele mõeldud õudusega. Ja lugesin selle jaoks Katariina Ardeni poolt kirjutatud Small Spaces ja siis Dead Voices. See on 4-raamatulise sarjana planeeritud noorematele lugejatele mõeldud õudussari, kus tegutsevad siis 3 last. Olivia, Coco ja Brian. Ja esimeses raamatus, mille tegevus toimub sügisel, puutuvad nad kokku kummitusliku farmiga ja pääsevad hädavaevu eluga sealt, pluss siis terve nende klass. Minu jaoks oli see päris õudne, mulle väga-väga meeldisid tegelased, mulle meeldis see õhustik, mis siin oli. Udu, terve hunnik herneermutisi, ma ei taha herneermutisi mõnda aega näha. Õnneks Eestis neid väga palju ei ole. Aga siis sellele järgnes Dead Voices, mis toimub talvel. Siin on siis tavaline selline klassikaline kummitusmaja. Mulle see täitsa meeldis. Siin oli paar kohta, mis minu jaoks oli üllatuslik, et autor sai nii hästi hakkama jumpscare momentide tekitamisega. Ja ma siin lehvitan raamatut. Aga igatahes see sari on planeeritud, nagu ütlesin, 4-raamatulisena. Need 2 on siis sügis-talv ja peaks tulema kevad ja suvi. 3. raamat peaks ilmuma järgmise aasta suvel. Ma väga-väga ootan seda. Pealkirjaks, kui ma õieti mäletan, on Deep Waters. Siin oli Dark Waters, vaat. Nii et täitsa soovitan, loodan, et see võiks ka täitsa eesti keeles ilmuda. See on hea ja tore noorte sari, see hea kübem, mitte kübem, aga ma ütleks, et pangetäie õudusega. Et sobib ka täiskasvanutele. Mulle igatahes sobis. Aga see valmistas mind siis ette minu selle kuu järgmiseks asjaks. Et see parukas sügeleb. Või ajab mind sügelema. Parukas ise ei sügele. Aga ma planeerisin siis teha... Ma ei planeerinud mitte midagi, mida ma ajan. Igatahes. Järgmine raamat, mida ma lugesin, on samuti horror ja see on üks selle aasta, ma arvan, et enim mainitud horroreid. Mina ostsin selle raamatu puhtalt kaanekujunduse pärast, sest et tegelikult see horrori žanri alamliik, millesse see raamat kuulub, ei ole tegelikult väga minu tassike teed. Aga läks nii nagu läks. Igatahes Silvia Moreno Garcia Mexican Gothic on see raamat. Tegevus toimub 1950. aastate Mehhikos. Noemi nimeline noor Mexico City kõrgseltskonda kuuluv naisterahvas saadetakse tema isa poolt kuhugi pärapõrgus asuvatesse mägedesse, kus siis peaks elutsema tema sugulane Catalina, kes hiljaaegu abiellus ja kolis siis oma mehe koju. Ja üsna hiljuti tuli Catalinalt kiri, mis oli imelik ja väga intrigeeriv ja Noemi isa oli veidi mures ja palus siis Noemil minna seda mõnda sugulast külastada. Põhimõtteliselt see romaan kuulub gooti õuduse alamžanrisse ja igasugune gooti asi kirjanduses ei ole väga minu tassike teed. Aga see raamat konkreetselt meeldis mulle väga. Kes teab, siis ma kirjutan lugemise väljakutse gruppi Facebooki. Seal on mul
üsna positiivne pisikene ülevaate nupukene kirjas. Mulle meeldis selle raamatu õhustik, sest et ma olen harjunud, et kootiõudus tähendab tavaliselt sellist külma, rasket Põhja-Inglismaa rabamaastikku, Šotimaad, vihma. No siin oli ka vihma. Aga lihtsalt see keskkond, see kultuur, kus see tegevus toimub, see on nii kirgas, nii temperamentne. Inimesed on nii teistsugused, et jah, siin mehe perekond on Inglismaalt pärit ja neil on pikk ajalugu. Aga see, kus nad asuvad ja Noemi ise toob endaga kaasa sellise kirka ja vapustavalt mahlase kultuuri, et seda raamatut oli lihtsalt lõbus lugeda. Lõbus. Rõõm lugeda. Lõbus seda ei olnud lugeda, sest kohati oli ta päris juba. Aga jah, mis ma veel ütleks selle kohta? Noemi tegelane, teda tuleks mainida. Ta on üsna pirtsakas, jonjakas ja harjunud saama, mis ta tahab. Nii et ta ei ole kirjutatud meeldivaks tegelaseks, aga paratamatult raamatu jooksul ta kuidagi imeb su endasse. See kõlas imelikult, aga igatahes tema olek, tema iseloom, kõik temast kuidagi, sa alguses ei salli seda ja lõpuks lihtsalt hakkad tema poolt olema, sest kõik see, mis ta on, aitab tal lõpuks siin romaani lõpus hädast välja, ütleme niimoodi. Aga jah, Mexican Gothic, taaskord ütleks, võiks eesti keelde tulla, väga hea raamat. Õuduse kohta minu arvates päris hea ja selle raamatu kujundus on taevalik. See roheline tapeet siin taustal lihtsalt ajendab Arseeni peale mõtlemist. Arseen. Nii, mis siis edasi? Edasi sai niimoodi, et siis tuli muidugi Addie LaRue ja mul jäi natukene minu õuduse lugemine pooleli. Õigemini ta tuli just siis, kui ma olin alustanud Dianalt laelatud raamatu lugemist, ehk siis Scary Stories to Tell in the Dark. Selle ma sain läbi nüüd mõni aeg tagasi, paralleelselt Addiga. Ja hakkasin lugema ka Dianalt saadud teist osa, mis on mul hetkel pooleli. Ja lugemist ootab ka kolmas osa, mille ma loodan siis nüüd tänase homse jooksul ka ära lugeda. Ma arvan, et see õnnestub, sest siin on võrdlemisi lühikesed lookesed sees. Siin on päris illustratsioone päris palju ja tekst on selline üsna suur. Ja need lood on ise väga lühikesed. Et siis ma lugesin neid. Ja siis kuu lõpus veel ma suutsin haarata endale ka mõned graafilised romaanid, üks hetk. Nii. Kuidas meil oli Tartu linna raamatukogu noortekohviga üritus Annelinna harukogus ja seal ma sain tuhlata nende koomiksi ja mangariiulil ja leidsin siis mõned koomiksid, mõned mangad. Ma lugesin läbi manga pealkirjaga The Way of the House Husband. Sellest tehakse sari, live action sari Jaapanis ja Netflixis peaks järgmisel aastal tulema ka anime. Väga ootan, sest see on väga-väga naljakas ja huvitav sari. Põhimõtteliselt see on lugu mehest, kes on endine Yakuza boss, aga ta võttis naise ja otsustas hakata koduperemeheks, loobuda kõigist oma kriminaalsetest tegevustest ja valmistada süüa, teha ilusaid pentosid, postitada neid Instagrami ja elada selliste tavalise Jaapani koduperenaise elu, aga siis nagu koduperemehena. Ja sealt tuleb pidevalt igasuguseid jamasid, sest ta satub kogu aeg kokku oma endiste kolleegidega, ehk siis kuritegevast maailmast, või siis politseiga. Ja keegi ei saa päris hästi aru, kuidas temasugune legendaarne Yakuza mees sai äkitselt selliseks kokkavaks, koristajavaks ja poode mööda soodukaid taga ajavaks kodustatud meheks. Mulle väga meeldis. Ma
kindlasti mingi hetk tekitasin pildi siia, kusagil siin on, aga ma täitsa soovitan. Nii et Anneliina Harukogus on see manga saadaval Tartus. Ja siis sealt samast ma sain ka sellise asja nagu Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Seda ma nägin kunagi Rahvaraamatus, kunagi see tähendab mõni aeg tagasi äkki suve lõpu poole. Ja ma korraks isegi mõtlesin, kas ma tahaksin seda endale osta, aga lõpuks ma ei ostnud, ma olen väga õnnelik. Ma ei ole väga kindel, et ma seda endale tahan, aga raamatukogust laenata oli päris tore. Mulle väga meeldis selle koomiksi stiil, kunstistiil just, et roosad, hallid, mustad toonid. Ja see räägib loo Fredist, kes käib Laura Deani nimelise tüdrukuga. Fredi on ka siis tüdruk. Ja Laura Dean on selline üsna, ma ütleks, et ta on väga mõttetu girlfriend. Et ta jätab põhimõtteliselt Fredi kogu aeg maha ja Fredi läheb kogu aeg tema juurde tagasi. Ja Fredi sõpruskond kõik teavad, et tegelikult see Laura on ikka väga halb tüdruksõber. Ja nad ei saa väga hästi aru, miks Fredi niimoodi ei suuda siis nende suhet täielikult ära lõpetada. Lõpp on hea, tore, võrdlemisi paks, aga läheb hästi kiiresti. Et samuti Anneliina Harukogust Tartus saadud ja mul on hea meel, et ma selle läbi lugesin. Ja siis enne seda veel, kui ma käisin möödunud nädalavahetusel taskus Rahvaraamatus tuhlamas ja vaatamas, mida ma endale sooviksin, siis ma avastasin, et sinna on tekkinud Haikyuu manga vol 4. Mulle meeldib see anime väga. See on minu viimase paari aasta suur lemmik. Ja mangat ma hakkasin lugema suvel. No põhimõtteliselt üsna pea peale eriolukorra lõppu. Ma avastasin, et Rahvaraamatus paar volli on ja siis ma ostsin nad. Ja nüüd ma olen otsustanud, et ma ostan endale terve selle manga. Mis tähendab, et vist 45 voljumit on äkki seda või oli natukene vähem, aga igatahes 40 midagi. Number tuleb ekraanile. Jah. Nii et edu mulle. Ma arvan, et mul läheb paar-kolm aastat selle jaoks aega, et ma selle manga täis saaksin. Aga kuna ma olen 100% kindel, et ma loen seda uuesti ja uuesti ja ma ei taha seda mangat internetist lugeda, siis läheb asi niimoodi. Mul peaks juba teel olema ka vol number 5, vol number 6 tekkis väike probleem, aga see peaks ka kindlasti minuni millalgi jõudma. Kas on midagi veel, mida ma tean kindlalt? Kuna see video loodetavasti läheb üles enne homset õhtut, siis ma võin ka öelda, mis ma homme plaanin. Ma plaanin käia sõbranna tütre sünnipäeval. Palju õnne talle. Tal on konkreetselt homme sünnipäev. Siis ma plaanin jõuda tagasi koju ja veeta õhtu arvatavasti lõpetades õuduslugude lugemist ja vaadates Hocus-Pocust ja kui ma jõuan, siis vana head Addams Familyt, siis mõtlen telesarja. Aga ma loodan, et te väga ei pahanda, et ma ära kadusin. Ma loodan, et ma nüüd jõuan rohkem videosid teha. Või õigemini, tegemises ei ole tegelikult probleem. Probleem on selles, et ma ei jõua tavaliselt toimetamiseni. Aga nüüd loodetavasti läheb kõik paremini. Aitäh, et mind vaatasite. Head Halloweeni teile. Ja kohtumiseni ma loodan õige pea. Tšau!